Vaatame koos videos, kuidas sisestada dokument ja kanne majandustarkvara programmi Tresor. See on mooduli pearaamat peaaken. Ma sisestan tehingu, kus firma tasub töötaja toitlustamise kulud mais restorani arve alusel. Esmalt sisestan majandustehingu kuupäeva. Punktide asemel võib panna komad. Programm teisendab need ise punktideks. Raamatupidamiskirjendi järjekorra numbri lisab programm perioodi sulgemisel. Enne seda on võimalik dokumenti kustutada ja muuta. Kuna mul pole vaja restorani arve ridasid täpselt kirjeldada, sisestan algdokumendi nimetuseks lihtsalt arve. Kliendid ja hankijad on ühises nimekirjas. Valin restorani arve esitanud firma. Nüüd kõige olulisem. Debiteeritavad ja krediteeritavad kontod ja vastavad summad. Debet erisoodustuse kulud. Tean, et kulude kontod algavad number 4-ga. Sisestan 4 ja teen lahtrist topeltklõpsu. Avaneb konto plaaniteadmik. Siit saan valida õige konto. Kuna tegemist on erisoodustusega, mis tuleb kajastada aruandluses Maksuametile, klõpsan korrigeerimiste lahtris. Avaneb uus lahter, millest saan valida erisoodustuse tüübi. Pangakontot ma mäletan peast. Täidan lahtri ja teen selles kontrollimiseks topeltklõpsu. Programm annab mulle teada, mis kontoga on tegu. Konteerimine lõpetab dokumendi sisestamise. Nüüd on dokument kirjas päevaraamatus, kõigis aruannetes ja registrites. Avan deklaratsioonide kausta ja valin vormi DST. Dokumenti avab üks hiireklõps nimetusel. Valin sobiva perioodi. Täidan vormi andmetega ühe nupule vajutamisega. Erisoodustused kirjeldatakse lisas 4. Andmete värskendamiseks vajutan arvuta. Erisoodustuse summa on aruande vormil olemas. Punkti 11 summa tekkimise aluse lisan vormile. Programm on leidnud erisoodustuselt tulumaksu ja sotsiaalmaksu. Vormil on arvestatud tulumaksu ja sotsiaalmaksu summad. Kontrollige need üle ja sisestage pearaamatusse ühe kandega. Salvestame selle tehingu standardtehinguna. Selleks, et järgmine kord sarnase tehingu korral sisestame programmi ainult hankija arve numbri ja kandesummad.
Ma saan salvestada standardtehinguga selliselt, et klient on ka juba määratud, aga praegu ma eeldan, et selle tehingu puhul võivad kliendid olla erinevad ja jätan kliendi lahtri tühjaks. Valin menüüs tehingud standardtehingu salvestamise funktsiooni. Standardtehingute hõlpsamaks leidmiseks on nad jagatud liikide kaupa gruppideks. Ma arvan, et määran praeguse tehingu grupi aruandvad isikud. Standardtehing on salvestatud. Proovin, kuidas toimuks samaliigilise tehingu sisestamine nüüd. Puhastan ekraani. Viin kursori lahtrisse tehingu liik. Soovin ekraanile tehingute liikide gruppe. Valin grupi aruandvad isikud ja sulgen teadmiku. Valin standardtehingu. Ja asun täitma uue tehingu summasid. Peaaknas tehingute sisestamiseks on igal kasutajal võimalik luua omale kõige sobivam töövoog. Võib valida, millised tehingu osad on varem salvestatud ja millised sisestatakse iga tehingu puhul eraldi. Paari hiireklõpsuga on võimalik saada infot, mis on vajalik lahtrite täitmiseks. Mul on hää meel, kui te küsimuste või ettepanekute korral minuga ühendust võtate.